Tere, mina olen Ants Uustalu ja siin Ööbiku gastronoomia talus teeme mahedast kõrvitsast maheda supi. Küll mitte tavalise kõrvitsasupi, vaid me kasutame selleks natukene mett, natukene sidrunit, kakaod, kitsepiima, salveid, sibulat, küüslauku, kõik sellised toredad maitsed, mis on saada siis ka mahedalt siin Eestimaale. Paneme nüüd ühte potti ja vaatame, mis välja tuleb. Natukene oliiviõli siia poti põhja. Siis läheb tükeldatud sibul ja küüslauk. Kergelt laseme sibule ja küüslaugud klaasjaks. Küll mitte ei tohi anda talle pruuni värvi, sest ta rikub meie supi värvi muidu ära. Ja kui sibul ja küüslauk on mõnusalt klaasjas ja kergelt pehme juba, siis võib siia panna natukene soola ja kohe seejärel kõrvits. Kõrvitsa supi tegemisel peab vaatama seda, et kõrvits imeb endasse väga palju vedelikku ehk siis vett nii-öelda. Ja kui me siia lisame palju puljongit, siis see supp peab tulla väga lahja. Pigem puljongit me lisame siis, kui me näeme, et seda tõesti vaja on. Sibul ja küüslauk on mõnusad klaasjad ja valan siia kõrvitsa. Ja natukene röstin neid siin ja siis valan peale puljongi. Siia läheb siis umbes hea supilusikatäis mahedat mett. Ja kohe paneme ka siia sidruni mahla. Ja siis läheb siia korralik peotäis salveid. Salve annab siis kergelt vürtse, kes seda ära tunneb, saab aru, millega tegu on. Paatihti inimesed ei kasuta väga salveid ja nad ei oska seda siin toitudes ära tunda, nii et igal juhul on tegemist jürdiga, millel on omapärane maitse ja kes selle on enda jaoks leidnud, siis see enam väga naljalt ei loobu sellest. Kõik maitseained on ilusti siin potis segunenud. Mesi, sidrun, kõrvits, salvei, sool, pipar, küüslauk, sibul, nii nagu me siia need sisse panime. Ja ega nüüd tuleb natuke seda lasta jahtuda, muidu te rikute oma ilusa köögikombaini kannu ära. Ja kui ta on piisavalt jahtunud, siis võite tõsta selle siia sisse ja lasta ta ilusti selliseks sametiks, mõnusaks pehmeks. Supp on nüüd ilusti püreestatud ja paneme selle siia supikaussi. Hea salve on natukene seda tooni meile muutnud, aga vähemalt on maitsed hästi mõnusalt tasakaalus ja tegelikult see supi värvus ongi selline mõnusalt maalähedane, näitab, et tegemist on ehtsate asjadega, mahedate asjadega ja igati mõnus sügisene toit. Nii, ja siia peale siis läheb kitsepiim, mida ma lubasin. Kitsepiima saab vahustada erinevatel meetoditel, et võid panna seda kohviautomaati, kus sul on näiteks teed latet, siis võib olla see piimavahustaja, mis sul on väike pisikene saumikser või sa võid ka pliidi peal lihtsalt kitsepiima kuumaks saada, panna tükk võid sisse ja vispeliga nii kaua vispeldada, kui see lõpuks vastu läheb, küll ta läheb. Mina tegin selle juba ära ja panen selle vahu nüüd siia peale. Siia panen veel natukene kakaod. Ja kakaod just sellepärast, et kuna siin supis on nii mesi, sidrun, salve ja nad kõik omavahel mängivad ja kakao on see, mis toob selle magususele natukene mörket maitset juurde ja samamoodi võtab sidruni hapet natukene maha, et šokolaadi maitse siia sobib väga hästi. Selline lihtne ja mõnus mahe kõrvitsa sidruni supp, mida on hea pereringis nautida ja veel lihtsam järgi teha.